Me alustame lume kommunaalprobleemidega ehk see, millega tegelikult keegi tegeleda ei taha, aga millega tuleb tegeleda, sest katused ägavad lumeraskuse all ja jääpurikad on tegelikult eluohtlikud. Nagu palju teie igapäevaselt praegu kokku puutute sellega, et inimesed ütlevad, et tulge ometi appi ja aidake see lumi ära kokku lükata? Jah, me saame päringuid vist 10 päevas, et väga palju telefon on punane. Kas te ütlete alati, et me tuleme teile appi või te annate telefoni teil ka nõu, et kuulge, me ise tulla ei saa, aga katsuge nüüd, ma ei tea, harjavarre või millegagi sudida oma jääpurikad maha? Üldiselt me ikka tuleme ise appi, sest neid inimesi katule selle saata oleks võib-olla natuke vastustundetu. No eks te kindlasti olete näinud ja kuulnud igasuguseid erinevaid meetode, kuidas inimesed üritavad lumest katustel lahti saada, aga juba 10 aastat tagasi me arvutasime kokku. Jüri Mutika käis samuti toonase innovaatilise seadmega katuseid lumest puhastamas. Ja ausalt öeldes ei ole midagi aga muutunud. Vaatame korra hetkeks seda meenutust ja siis jätkame. Lund on tänavu talvel rohkem kui rubla, sest meil on siin üks ameeriklaste leiutis, mis peaks katuselt lume kätte saama. See maja siin on 3-korruseline. Kui nüüd seda sirutada sinna, see vist ei ulata. Lumi on soovitav majade katuselt maha ajada lihtsal põhjusel. Teoorias ülitugevate konstruktsioonidega katused ei pruugi praktikas üha juurde kuhjuva lume raskusele vastu pidada, eriti kui see päikese ja toasooja koosmõjul sulama hakkab. Lisaks tekitab see protsess ka eluohtlikke jääpurikaid. Aga aitab teoritiseerimisest. Proovime lumetõrje seadet praktikas selle sama 3-kordse maja katuse lumest puhastamisel. Nagu näha, ilma turvaseadmeteta ei lasta tänapäeval katusele isegi mitte ajakirjanikke. Sel plekk-katusel on ainus turvaline ala spetsiaalne käigutee. Palja pleki peal käimine on raskendatud, sest jää ja lumi on selle väga libedaks muutnud. Et ma ühes lumerehaga kohe alla ei prantsataks, fikseeritakse turvavarustus köiega korstna külge. Siinkohal kohtub meie Ameerika päritolu lumereha tõelise Eesti lumega. Nagu iga teinegi reha, lükkamise liigutusel see erilist efekti ei anna. Tõmbamiseks ta tõesti sobib. Aga kui ma tõmban lund üles poole, siis see on kuidagi aju vaba. Üks asi muidugi on, milleks ta siin katusel kõlbab. Kus vähegi peab köiel kõndimisest, siis seda saab sellega siin harjutada küll. Selleks on see väga hea. Selleks ta kõlbab väga hästi. Kõrguse kartust ka leevendab, siis kui nui on käes, siis on ikka julgem olla. Nii, suurel majakatusel jäime selle asjaga sisuliselt lolliks. Nüüd me proovime seda siis sellise keskmise mõõduga ehitise juures. Siin on võimalik see muidugi aknasse sorada kohe esimese asjana. Aga ma näen, et siin on isegi mingil moel tõesti katuseni ulatuda võimalik. Ja, saab selle hange kätte täitsa hästi vaata. Näe, palun väga. Ameeriklaste leiutis isegi töötab. See on nüüd muidugi vist suurustavalt öeldud, et see ameeriklaste leiutis. Ma saan aru, et inimesed teevad käsitsi ka selleks. Kurikate asja ka. Nüüd tahaks, et ta isegi pikem oleks. Nii, proovime siis siit poolt. Aga proovime püüda, Ai, on kiivrit vaja sükse töö jaoks. Nii, edasi saab sellega ka mängida. Väga head sükse tasakaalu harjutused. No Mihkel, te vaatasite seda lugu ja naasite mõne koha peal ikka nagu südamest. Kõik oli valesti, jah? Raske oli jah märgata neid asju, mis õigesti oleks on. No mis valesti oli? No alustame sellest, et tüüpiliselt me näemegi igal pool kasutavad katusemeetrid selliseid rakmeid, mis oli ka Jüri Mutikal seljas, aga need ei ole sellise töö jaoks mõeldud. Et esiteks tõesti nendega on väga ebamugav seda tööd teha. Ja näiteks ta oli selja pealt kinni, eks ju. Et kuidas üldse on võimalik katuse peal mingisugust liikumist teha, kui sa selja pealt kinni oled. Ei saa kummardada, jah? No selles mõttes esiteks su tasakaal on vale, eks ju, et meil kõigil rakmetel on siin eest kinni. Teiseks on see, et sa pead ju kogu aeg üles alla köiga liikuma. See vahend, mis nad kasutasid tema turvamiseks, ei olnud mõeldud selleks. See on haaramiseks mõeldud vahend. Sa haarad sellega köit, mitte ei ripu selles. Kui ta sinna sisse kukub, ta kukub siit alla.
Ja korstna külge te ka ei paneks ühtegi inimest kinni, jah? Korstna külge me paneme kinni, aga me ei pane köit ümber selle korstna, eriti veel niimoodi pooma, nagu ta seda tegi seal, et me paneme spetsiaalse slingi sinna ümber, mis siis on rohkem hõõrdumisele vastupidav. No samas ei saa ka ju pahaks panna, et inimesed katsuvad käepäraste vahenditega ikka selle lume sealt ju katuselt kuidagi kätte saada, kui parasjagu proffe pole käepärast võtta, sest et neid on ka loetud hulk siin praegu kiirel lumeajal, eks ole. Mis te väinud olete veel, millega inimesed püüavad hakkama saada, mis vahenditega, mis tegelikult te ütlete, et ärge neid küll jumala eest kasutage? No eks enamasti inimesed lähevadki poodi, ostavad siis sellised rakmed ja mingisuguse kalamäe köie või nimetavad nad seda nööriks siis ja siis üritavadki seal nagu mõtlevad, et pane ennast kinni ja olen turvaline. Tekib tegelikult selline võlts turvalisus. Kui nad peaksid nüüd sinna kukkuma, siis see võib olla väga fataalselt võib lõppeda. No me praegu näeme tegelikult pildis ka, nägime hetk tagasi lume puhastamist. See oli siis nagu õigete meetoditega, kui labidatega korralikult minnakse katusel on õigete rakmetega kinni, siis ongi tavaline lumelabidas ikka, millega loobitakse lumi alla, jah? Just, meil on selles mõttes natuke erinev labidas selle võrra, et me ei kasuta katusel teravaid ääri, siis me oleme siis ära lõiganud kõik teravad äärad, et see mitte katust kahjustada. Ja teine väga oluline osa on selles, et sa lähed katusele, siis peavad kõik asjad sügulis kinni olema. Et väga palju on näha, et ei panda asju enda külge kinni, et need asjad ju siis jooksevad sealt katuse pealt alla. Et kui alt mööda kõndija ei saa jääpurikaga, võib saada ootamatult labidaga, see ei oleks parem variant. Ehk et tegelikult kui inimesed lähevad ka ise puhastama, on kuidagi õigesti ennast suutnud kinni panna, siis peab olema labidal, ei tohi metalläärt olla. Olen ma õigesti aru saanud, jah? Et sellega siis katuse need kinnitused kraabitakse lahti? Jah, kui on eriti kui näiteks plekkkatus või metallkatus, siis me lõhume ära teise metalliga. Saab ka ju kuidagi nii, et väga ei lõhu, aga ka bituumen katusele võid lüüa seal nurgaga võib-olla mingit augu sisse ja siis pärast jookseb vesi tuppa. Ehk siis lühidalt öeldes lund oskab nagu igaüks lükata või visata. Aga seal on väga palju erinevaid nuansse, kuidas teha seda ohutult varale ja kuidas teha seda ohutult inimestele. No kui raskeks üks lumi võib minna üldse seal katuselt, mis hetkel, mõni on selline kerge lumi, ega iga lumehelbe järele ju ka ei roni. Et mis hetkel see muutub kriitiliseks, et jah, tuleb minna puhastama? Katused peaksid vastu pidama ehitusnormide järgi, ma olen aru saanud 100 kuni 120 kilogrammi ruutmeetri kohta. Nüüd seda ise ei oska hinnata, kui raskeks ta läheb. Kui raskeks see lumi läheb ja seal on siis antud niimoodi, et mingisugused mõõdikud on, et kui kaua see lumi on seisnud. Ehk siis, kui ma nüüd peast ei mäleta, aga ütleme nii, et ma tegin sellise katse ise kodus, et ma võtsin täpselt ruutmeetri lund ja seal oli 25 sentimeetrit seisnud lund ja umbes 20 sentimeetrit siis just peale sadanud lund. Ja see kaalus kokku 40 kilo. Ehk siis, aga nüüd, kui see kõik märjaks läheb, siis see võtab meeletut kaalu juurde. Kui praegu vaadata ringi siin samas Tallinnas või ka ükskõik kus mujal, mis seis tegelikult on? Seis on mitmetes kohtades päris kriitiline, et väga palju purikaid on, lumevallid paistavad üle ääre ja on ohtlik inimestele. Kuidas siis peab tegutsema, et helistad katusepuhastaja, ütleb, ma saan tulla nädala pärast, sest tööjärjekord on ilmselgelt praegu pikk ees, eks ole. Mis nad siis teevad see nii kaua? Meie oleme isegi välja pannud ja soovitame ka siis sildid vähemalt, et mingid hoiatavad sildid. Et me isegi meie kodulehelt saab neid alla laadida, kellel endal ei ole. Siis see on nagu esimene asi, eks ju, et inimesi teavitada sellest, siin on eesti, inglise ja vene keeles. Teiseks tõmmata reaalselt füüsiliselt piirded ette mingi lint või mingi toigas, eks ju. Ja kolmandaks on see, et näiteks meil on üldse kiirreageerimisgrupp, kes tuleb siis 2 päeva jooksul. Mis selline teenus maksab? See on vist erineva, meil on ette nähtud väljakutsetasu ja tunnitasu. Tavajärjekord on praegu 150 eurot inimese kohta väljakutsetasu, aga see sisaldab juba näiteks 3 tundi tööd ja sealt edasi on siis tunni
Ma siin huupi pakkusin, et teil on nädalate pikkused järjekord, aga nii ongi, eks? Inimesed helistavad ja tegelikult seni kuni lund sajab, teil töö otsa ei saa, mis te suvel teete? Suvel me tegeleme siis just kõrgtöödega, mis on siis spetsiaalselt nagu siis köie peal rippuvate keeruliste kõrgtöödega ja koolitame siis teisi inimesi kõrgtöid tegema. Kena. Aitäh tulemast ja ohutut katustel rändamist. Aitäh.